Andmete sisestamisel võib ikka ette tulla, et mingi info ulunes või midagi sai valesti sisestatud. Näiteks sisestasin artikli Bolti kohta, kuid avastasin kohe, et tüüp on mul vale pandud. Tahaks muuta ta nüüd tavalise pealt ehk teenusartikli pealt laoartikliks, et tahaks seda lattu vastu võtta. Üritan siit muuta, ei saa, programm ei lase, sellepärast et see on piisavalt oluline asi, et see tuleks kohe algus ära otsustada, kas ta on ladustatav või mitte, sest kui sa tagantjärgi hakkad tegema, siis see tekitab väga palju probleeme, et nüüd ta on järsku teenus või siis nüüd ta on laoartikkel. Kuid kuna ma kohe avastasin selle, siis mul on võimalik seda muuta. Selle jaoks võtan ülevalt kopeeri, tehakse mul täpselt samade andmetega kaart. Nüüd tahaks seda sama koodi kasutada, siis selle jaoks ma lähen siit nimekirja ning teen parema hiireklõpsu antud rea peal. Tuleb valikusse kustuta. Küsitakse üle, ütlen jah, soovin kustutada ning sellega antakse mulle antud kood vabaks. Ehk siis mul ei ole vaja siin müra tekitada endale artiklite nimekirja justkui. Ning nüüd ma saan siit ära muuta siis laoartikliks ning panen ka partii jälgimise peale, mida muidu ei oleks saanud panna. Salvestan ära ning sellega on mul sama artikli koodiga, kuid juba nüüd õigete andmetega tehtud see artiklikaart. Mainin ära, et seda saab teha ainult sellel juhul, kui artiklil ei ole ajalugu, ehk siis seda ei ole kusagil ostutellimusel või tootmisel või kusagil mujal kasutatud. Kui nii on tehtud, siis tuleks teha juba täiesti uus artikkel.